Tere jälle ja welcome to my crib, nagu öeldakse. Tegelikult küll minu man cave, nagu rattast näha võib, aga see selleks. Täna paneme minu kokanduse alter ego kõrvale. Ei räägi ka otseselt spordist. Ja räägime hoopis minu ühest teisest hobist, milleks on siis videograafia ja foto. Mingi aeg oli see mul ka põhitöö, need, kes mäletavad või kes teavad, aga mingiks ajaks jäi see kõik natukene kuidagi unarusse ja nüüd vaikselt on hakanud siis jälle leidma teed tagasi südamesse, nagu võib-olla siit kanaliltki näha võib. Ühesõnaga, kuna sel aastal on plaanis nii mõnigi seiklus ja nii mõnigi matk, siis otsustasin minna videote tegemise osas all in. Ehk et lisaks siis sisule ja sellisele kaadrivalikule otsustasin rohkem pöörata tähelepanu ka siis video kvaliteedile ja huvitavamatele kaameranurkadele ja üldse rõhku sellist visuaalile panna veidikene juurde. Üks motivaator oli ka kindlasti see, et minu vana hea telefon on oma mälumahtu ammendamas, ehk et sinna enam suurt midagi sisse ei mahu ja tema, kuidas ma ütlen, töötlemisjõudlus hakkas jõudma ka juba sinnamaale, et ega sellega enam väga mingeid videoid kokku lõigata eriti efektiivselt ei anna. Et küll saab hakkama, aga see võtab juba päris palju aega, mida ma hea meelega paneksin hoopis kuhugi mujale. Disclaimer ka, mitte ükski asi siin, mida te näete, ei ole mitte kellegi poolt sponsoreeritud. Kõik on ise ostetud oma vahenditest ja selle komplektini olen siis jõudnud puhtalt läbi tunde kestnud YouTube'i videote vaatamise ja guugeldamise ja interneti otsingute tulemuste lugemise. Aga hakkame pihta. Juba eelmine aasta oli minu jaoks lisaks sisule ääretult oluline ka heli kvaliteet, ehk et mis iganes pilti see kaamera või telefon tegi, tühja temaga. Oluline oli see, et see, mis ma sinna videosse peale rääkisin, et see tuleks korralikult ja puhtalt läbi ja seal ei oleks mingeid jamasid. Ja see oli siis ka üks motivaator selleks, et miks ma ka oma mikrofonisüsteemi välja vahetasin. Ma nüüd alustangi tegelikult hoopis mikrisüsteemist, ehk et soetasin endale DJI Mic Mini süsteemi. Üks mikrofon on mul siin ka küljes. Mitu mikrit selleks, et saaks teha ka intervjuusid soovi korral ja saaks ka üksinda oma häält peale salvestada. Ja tema suurim boonus või üks põhjus, miks ma oma senise mikrisüsteemi välja vahetasin, oli see, et see nüüd ühildub ilma igasuguste vidinate ja juhtmeteta otse DJI kaameratega niimoodi, et ma ei pea mingeid lisaliigutusi või lisavõimlemist tegema. Et lülitad mikri käima, lülitad kaamera käima ja kohe on omavahel ühendus olemas. Siis mikker peab vastu 11 tundi, ehk et ma panen ta hommikul endale külge, panen käima, unustan, võtan õhtul voodisse vajudes või duši alla minnes, võtan mikri küljest ära ja panen samasse karpida laadima, et see töötab ka akupangana. Ja mul on päevadeks mure lahendatud või teema, millele ma ei pea mõtlema. Ehk et tehtud ja unustatud, et see on hästi oluline minu jaoks.
üks mikri boonus on ka see, et vajutad mikri peal nuppu ja kaamera hakkab kohe salvestama ja vajutad nuppu uuesti ja kaamera jätab salvestamise seisma. Ehk et sihuke hands-free lähenemine asjale, et see mulle väga meeldib. Siis lähme kaamera juurde. Põhikaameraks on mul DJI Osmo Action 5 Pro. See on siis nüüd action kaamera. Miks ma selle kaamera valisin või miks ma üldse action kaamera valisin, oli see, et ma saaks teha erinevaid kaameranurki, erinevaid kohti ratta peal, tee peal, kus iganes, ilma et ma peaks muretsema, et ta kukub või et ta märjaks saab või et ta viga saab. Et selline suhteliselt pommikindel riistapuu ja nagu ma ütlesin, ühildub DJI mikrofonisüsteemiga täiesti ilma igasuguste vidinate, ilma igasuguste lisaliigutusteta. See oli ka üks põhjusi, miks ma siis kogu süsteemiga DJI peale läksin. Lisaks on siis see, et tal on ka sisemine mälu. Kui mälukaart ununeb kogemata sisse panna, siis ma saan ikkagi salvestada ja ei pea nagu selle pärast põdema, et kaardiga midagi juhtus. Aku peab mõnusalt vastu üle 2 tunni, pea 3 tundi ja lisaks see pakk, mis ma ostsin, Action Pack või oli Adventure Pack, et seal oli ka 2 lisaakut kaasas koos sellise väikse aku karbiga, kus siis akusid laadida ja see annab mulle nagu mikkergi kogu päeva sihukest salvestusaega, nii et ma ei pea põdema selle pärast. Siis kaameraga lisaks on igasugune hunnik erinevaid kinnitusklambereid ja asju, Magic Arm, mingid selfie-pulgad, statiivid. Üks klamber on mul siin ka ratta peal, et saaks kohe lenksu pealt filmida, siis on mingid käest filmimise asjad. Jällegi, et saab panna kaamerat väga erinevatesse kohtadesse filmimiseks. Siis järgmine asi, mis ma kindlasti tahtsin sel aastal kasutusele võtta, on droon. Mul on küll olemas ka üks suurem droon juba mõnda aega, aga tema miinus on tema suurus ja see, et tema seadistamine või lendu viimine võtab aega, sul on vaja pulti, teda on kehva kaasas vedada, eriti ratta peal mingite kottidega. Aga DJI'l on olemas sihuke pisike taskudroon nimega DJI Neo, mis töötab täiesti autonoomselt. Ehk et sul ei ole vaja pulti, kuigi töötab ka puldiga ja töötab ka telefoniga, aga põhimõtteliselt sul neid vaja ei ole. Ja annab siis võimaluse lisada videotesse erinevaid kaameranurki ja erinevaid huvitavaid võtteid. Teeb 4K videot, küll ainult 30 kaadrit sekundis, aga mis siis, video kvaliteet pole ka suurem asi, aga minu jaoks täiesti piisav. Ehk et nende YouTube'i videote jaoks on see täiesti okei ja see video kvaliteedist minu jaoks suurem asi on just nimelt need võttenurgad ja lisanurgad ja lisavõimalused, mida see droon siis nagu pakub. Ja ta on hästi kerge, väike, lollikindel, tal ei ole küll ühtegi sensorit, mis nagu kontrolliks, et ta kuhugi otsa ei lenda, aga tänu sellele, et ta on nii kerge, tal on erinevad propelleri kaitsmed, siis isegi kui ta võssa lendab, siis temaga midagi ei juhtu, ta jääb terveks ja annab siis 18 minutit lennuaega ja jällegi lisaakud on olemas, et saab kogu päeva jagu mingeid kaadreid üles võtta. Nagu ma ütlesin, hästi lihtne kasutada, vajutad ainult nuppu ja valid režiimi, kuidas sa tahad, et ta lendaks, kas ta jälgib sind tagant või jälgib sind eest või külje pealt või teeb tiire ümber sinu, mis iganes vaja on. Et see DJI tracking töötab päris hästi ja nagu ma ütlesin, oluline on see, et ta annab mulle lihtsalt võimaluse näidata rohkem seda ümbrust, kus ma parasjagu viibin ja millega parasjagu tegelen. Et selline lisavisuaal juures asjal. Siis üks kaamera, mis parasjagu filmib, seda ma näitan kohe ka lähemalt.
et vahepeal panen siis oma action kaamera filmima samasse kohta. nii, nüüd näete siis pilti sellest action kaamerast. minu käes on siis Pocket 3, jällegi DJI toode. selline pisike käsi gimbaliga kaamera, mehaaniline gimbal, see on siis nii-öelda see süsteem, mis võimaldab pilti hoida stabiilsena ja siis samal ajal ka jälgida objekte ja asju, et ta siis liigub nii-öelda objektiga kaasa ja hoiab sujuvat pilti. minu jaoks sihuke hästi mõnus ja mugav kaamera, et olen sellega siis üles võtnud kõik viimased Coca-Cooli videod ja ka viimased infoturbe kööginurga videod. tema suurim eelis on see, et tal on ühetolline sensor ehk et ta teeb väga-väga head pilti, paremat pilti tegelikult kui telefon teeb või tegi. ja boonus on ka see, et nad mõlemad selle action kaameraga salvestavad siis 10-bitist D-Logi videonohikutele ehk et võimaldavad siis pärast hiljem arvutis teha head või paremat pilditöötlust ehk siis salvestab rohkem infot faili, mida siis pärast töötluse käigus saab ära kasutada. Pildiga nüüd tagasi Pocket 3 kaamerasse ja näitan veel mõningaid vidinaid, mis mul siin laua peal on, mis video tegemise juures marjaks ära kuluvad. Kindlasti erinevad filtrid nii sellele Pocket 3-le kui ka action kaamerale. Siis selleks, et pilt kaameratest saaks arvutisse, on selline hub, USB-C hub. Siia saab panna nii kaardilugejad kui ka kõik erinevad seadmed juhtmetega külge. Ja siis Saiki või Sike NVMe SSD kettekarp, kaheterane SSD on sees. Nende NVMe-de probleem on see, et nad lähevad hästi kuumaks, aga samas on nad ülikiired ja see Sike karp siis erinevate YouTube'i videote ja Google'i otsingute alusel on sihuke väga hea hinnakvaliteedi suhtega toode ja üsna ruttu siis ajab selle kuumuse siit korpusest välja ja väga hea termoregulatsiooniga toode. Enamus asju, kusjuures siin, mida te näete, on tegelikult kõik ostetud kasutatuna, et nii kasutatuna ostetud DJI enda refurbished programmi alusel kui ka siis Amazonist. Ehk et milleks osta uut, kui keegi on oma vanast loobunud ja sa saad selle kasutusele võtta niimoodi, et ei ole siia maailma rohkem vaja uusi asju juurde toota. Ja siis mis veel? Videotöötluseks kasutan Final Cut Pro tarkvara, Apple'i vahendeid, aga ega ei oskagi rohkem midagi öelda. Kui sul on küsimusi või tahad midagi rohkem teada selle video tegemise kohta või selle tehnika kohta, mida sa siin nägid, siis küsi julgelt, kas siin kommentaarides või kirjuta mulle meili või kirjuta mulle Messengeri. Et eks ma vastan, kui ma oskan ja suudan. Sellega ongi siis tänaseks jälle kõik. Näeme jälle nädala pärast. Tšau, pakaa!